tänane projekt on lekkiv hüdrojägaja siin. Lekib siit vahelt välja. Pean ausalt üles tunnistama, et see on nüüd siis 3. kord, kui ma selle laiali võtan. Esimesed korrad oli see probleem, et panin ta kokku tagasi nii nagu ta oli, aga tuli välja, et keegi on seda näppinud ja ta enam ei ole. Ta ei olnud kokku pandud nii, nagu ta peaks. Ja siis jäid jekkima. Ja nüüd mul on uued tihendid asjad olemas. Ma näitan kiirelt, kuidas see lahti käib ja kuidas ta kokku tagasi käib, et kui kellelgi kunagi vaja on, siis saab vaadata. Ja samamoodi ka see, et võtsin siit selle filtri lahti ja sealt sees puhastasin ära. Kui ma leian selle klipi üles, ma panen siia vahele. Ostsin siukse tagakopa trakale. Ja siis see eilne traktorile see taha panemine lõppes sellega, et istmed ja kõik asjad on välja võetud või ära võetud. See iste oli niikuinii mingisuguse muu asja omas, ei olnud originaal. Aga kõik on laiali lammutatud, sest et kui nüüd üritasin tõsta, siis silinder ei liikunud väga hästi. Ja siis hakkasin otsima, mis viga on. Mulle tundub, et ma ei tea, kui hästi siia sisse näeb. See peaks olema nüüd see paak, kus sees peaks olema õli. Igal juhul. Hetkel tundub, et see õlipaak on tühi. No mitte päris tühi, aga peaaegu tühi. Ehk siis ta hakkas juba õhku vahele võtma, ma arvan. Sellepärast ta tõstis nii aegselt ja jõnksutas niimoodi. Ja siis siin on seal käib õlifilter. Et kõike seda kätte saada, pead see istme ja kõik asjad maha võtma. Õnneks putkati alt peal, kuna selle sai talveks maha võetud, et garaaži jääda. Aga jah, õlifilter hüdroõlile on selline. See on lihtsalt koosneb sellistest ketastest, mida hoiab siuke kummi tihend kinni. Ja see kõik läheb siia sisse ja peale käib veel vedru, mis seda hoiab kinni. Ja tegelikult on väga lihtne süsteem ja tegelikult on see hea, et saab seda ära puhastada, aga noh, ma ei tea, miks on vaja see panna nagu siia istme alla, sest see on põhimõtteliselt istmealune kabiini põhine. Et seda nagu ei ole võimalik sealt nagu täita või teha midagi, kui sa seda ära ei võta ja see teades, või kuna see traka on veits vana ka, siis kõik need poldid ja mutrid on veits kinni jäänud. Aga ma sain kõik kätte. Aga nüüd ongi, ma laon kokku ära selle. Siis üritan pärast tõsta ja liigutada seda ja vaadata, kas on hea. Ja lasen ka hüdroõli kõik välja ja vahetan sellega ära. Ja muidugi see oli ka hea, et see on see hüdrofiltri paagi gaas. Ja siin on mingi tihendali siin, mis muidugi läks ka pooleks. Mul ei olnud midagi muud võtta, kui teen siukse papist tihendi, vaatan, kas ta jääb pidama ja käin veel puhastame need servad ära. Ja kui jää pidama, siis tuleb järgmine uus tihend võtta. Aga hetkel ma proovin lihtsalt tööle saada. No nii, kõik on koos tagasi, tihenda vahel, paak on kinni. Ma ei tea, palju sinna peaks nagu õli minema või palju seal peaks olema. Aga ma panin sinna 5 liitrit sinna paaki juurde hetkel. Seda on päris palju. Vaadates seda osa, võivad seal peakski 10 olema. See on päris palju puudu. Aga ma panen korra käima. Vaatan, kui palju sealt igalt poolt välja lahma põli. Ja kui väga hull ei ole, siis tööle. Ja kui on hull, siis ma ei tea, siis peab ostma uue tihendi. Või tegema millestki paremast. Aga mul hetkel ei ole seda, siis klassika.
Tundub, et imekombel kogu see üritus töötas isegi. Kui ennem läks mingi minut aega, et see üles jõuda, siis nii kui nüüd kangi vajutas, siis on põks üleval. Ehk järelikult ikkagi õli oli vähe. Hetkel tundub, et sealt ma kallasin müts mööda. Kuskilt midagi ei tilgu. See on jah, silindri tihendid on mul olemas, aga jah, ma ei teinud seda talvel. Ehk siis kui hullemaks peab ette võtma või siis mingi aeg, siis tegelikult selle, ütleme, selle vooliku vist võiks ka ära vahetada, aga hetkel isegi tundub, et mu ise tehtud tihend töötab, mis on ka väga hea. Aga mis seal ikka, ma viskan kokku ära, saab äkki proovida seda uust koppa. Ja hakkame aga pihta. Nii, ma panin peale tagasi selle pumba pea ja puhastan kõik ära. Ja kuna see on 6 kruvi on ka, siis sisemised ennem siis rügad ja siis vaikselt pingutab pealegi jaksaks. Nüüd ongi, see tuleb kõik siin kokku laduda. Tihendite komplektis on niimoodi, et on 2 seda erinevat saalet. Ma võtsin siit seeskond välja juba need vanad. Seda jäid metallsaalet, see on plastikust. Ühtedel on niisugune serv, need lähevad väljapoole ja teistel on niisugune kumerus või niisugune kumerserv siin ja tahad sissepoole, eks nii pidi lähevad ja sinna vahele siis läheb tihend. Niimoodi lähevad kokku ja siis ongi see, et nüüd on siin üks serv on juba siin, või see saare on seal sees. Kui palju siit näha on. Nüüd läheb. Järgi läheb see. Siis tihend. Kus nüüd ainult õliga kokku veel tegema. Õliga kokku. Siin otsa läheb see saale. Ja nüüd on vaja siia põhimõtteliselt sisse lüüa. Teisele poole samamoodi.
see jäänud. Saame. See on vale saane. kui tulid tõrakas vihmaga. See ei mõjuta väga palju. Siia taha ilma see plaat käib sirge plaat ja siis käivad need kummitihendid siia otsa. Ja kui te küsite, et kuidas neid panna paremini, siis ma ei tea. Ma iga kord pusin neid ja hästi lihtne neid ära lõhkuda. Mina lihtsalt kruvikeeraga servast veits aitan neid ja hästi õrnalt peab tegema, et teile viga ei teeks. Nii. Ja kõige viimaseks läheb siis plaat, kus on see servan, läheb niipidi. Ja ongi valmis.